kuidagi ette näiteks. Tervitus, mina olen Anastasia Koot ja olen tegutsenud tantsuõpetajana natukene kauem kui 20 aastat. Viimased mõned aastad olen ka saanud ühte uut rolli endale ja see on noorte coach. Olen koolitanud ennast ja tegutsen sellise nime all nagu Good Mood Coach. Täna me räägiks teiega sellisest asjast, mõtlesin inglise keeles mindset matters või siis see, mida sa mõtled, mida sa tunned ja kuidas seda oskad juhtida, see loeb väga palju ja mängib suurt rolli nii tantsuelus kui ka meie igapäevases elus. Tantsijatena me keskendume hästi palju sellele, et me treenime oma keha. Me palju aega panustame ja jõudu ja energiat sellele, et olla perfektsed oma liikumises, lihvida oma tehnikaoskuseid ja oma artistlikkust. Kuid teine pool, vähemalt sama oluline on see, mismoodi me treenime oma aju, mitte ainult juhtida meie käed ja jalad liikumises, tasakaalu kontrollimises, vaid ka selles, kuidas me suudame oma mõtteid ja emotsioone juhtida olukordades, mis võivad pakkuda meile väljakutsed. Olgu see siis esinemised, mõned treeningud või siis treeningsaalist väljas olles, mis me mõtleme ja kuidas see mõjutab meid ja kuidas me saame seda paremini juhtida. Et kui näiteks tantsija on hästi palju valmistunud, pika protsessi on siis läbinud, palju proove teinud ja läheb lavale, kuid ei tule toime selle ärevusega või siis lavanärviga, eks ju. Tema kehasse läheb liiga palju adrenaliini, see enam ei toeta tema nagu võimekust, vaid see pärsib seda. Lihased on nõrgemad, siis võbelev tasakaal, jalg ei hoia, siis kogu tema vaev nagu läheks allamäge, et miks ta siis nii palju pingutas, kui õigel hetkel tal oli väga raske ennast suunata, keskenduda ja ületada seda lavanärvi nii, et siis ta oleks võimeline just nagu potentsiaalselt maksimumi näidata sellel laval versus see, mis ta võib-olla oli suuteline, kui ta ei tulnud toime oma emotsioonidega. Ehk siis see mõtteviis, mis me räägime sellest, on see, et kui ma tunnen midagi, mis nagu mind mõjutab negatiivselt, siis selle tunde taga on alati mingi mõte. Kui me leiame seda mõtet ja suudame sellega töötada ja muuta seda selliselt, et see oleks meie jaoks kasulik, siis me saame ka hoopis teist tulemust. Ehk siis momendil, kui mul ei tule liigutus välja, proovin ja ei tule või tuleb tagasiside, et ei ole veel päris see, siis mõte, mida ma ei soovi, on see, et ma ei ole võimeline, ma ei saa hakkama, ma ei oska ja ma ei tule toime, vaid ma proovin uuesti. Ma ei saa veel. Ma saan harjutada ja ma muutun paremaks, sest selliseid kogemusi on paljudel meist olemas. Ja just see veel sõna me tundides lastega näiteks kasutame, nimetame seda kui võlusõnaks. Et kui ta ütleb, õpetaja ma ei oska, siis sel hetkel ma juhin tähelepanu, õpetan talle ütlema, õpetaja ma ei oska veel. See tähendab, et täna mitte võib-olla, aga me proovime, me teeme jälle. Ta kuulab minu juhiseid ja ta proovib uuesti. Ma toetan õpetajana teda. Ja siis tuleb see päev, kus ta hüüab, õpetaja, mul tuli välja. Eks ju, see sõna veel on nagu see võlusõna, mis nagu eristab, coachingus kasutatakse seda kui fikseeritud mõtteviis, ehk siis ma ei oska, mul ei tule välja ja arengule suunatud mõtteviis. Ma veel ei oska, aga ma saan proovida ja ma muutun paremaks. Teine oluline asi, mis sellega kaasas käib, on see näiteks vaimne vastupidavus, ehk siis jällegi rasketel hetkedel tulla toime emotsiooniga, mis võib olla negatiivne. Jällegi paralleel esinemistega, et grupil või tantsijatel ei läinud nii hästi, nagu nemad oleks soovinud ja lootnud, siis võrreldes mõte, et me ei ole võimelised või me ei saa hakkama, me saame õppida midagi sellest olukorrast.
mis ei tulnud välja, mida me oleks võinud teha teistmoodi, mida me teeme järgmine kord teistmoodi, on see häälestus, on see suurem ja täpsem fookus tundides, on see tehniline areng, jäi puudu võib-olla artistlikkusest osas, ehk see iga tagasilöök on võimalus midagi õppida sellest, ehk siis see ei tähenda, et sa oled läbikukkuja, see tähendab, et sul on arenguruumi ja sina saad valida, kuhu suunda seda arengut siis võimendada ja kuidas ennast edasi viia õpetaja abil ja siis iseseisvalt häälestades ennast. Sisemine vastupidavus, säilenõtkus on selline vist eestikeelne sõna ka, inglise keeles mulle meeldib väga kasutada resilience, ehk siis see on ka see, kui sa tuled jällegi toime paremini olukorraga, mis võib täiesti jalad alt nagu võtta. Mul oli olukord ka, kus laval väga tublid tantsijad nagu vaadates juhtub selline asi, et improvisatsioonis keegi kogemata lööb teda käega näkku. Valus, eriti kui see on noor laps ka, valus, pisarad. Mis võis juhtuda? Ta võis puhkema nutma ja jalutada minema sealt lavalt ja kõik läbi. See oli ainuke tema võimalus. Õnneks me saime hakkama, saime võtta seda jõudu kokku, see enesekindlus, et ma saan hakkama, eneseusk, et isegi siis, kui juhtus nii ebameeldiv asi ja mul on valus ja mu tuju on nullis võib-olla praegu, et kõik läks vastupidi, kui ma ise kujutasin ette, siis sellised hetked on ka arenguhetked hiljem tagasi nagu vaadates, eriti kui ta pärast analüüsides saab nagu näha, et ma ei andnud alla, ma jätkasin ja tegelikult isegi õnnestus väga edukalt nagu esineda sellel võistlusel näiteks, mis see annab tantsijale jällegi enesekindluse, eneseusu boost'i, millele järgmine kord toetuda. Ehk pidevalt nagu töötada sellega, mis meie peas toimub, kas ma annan alla või ma ütlen endale, ma saan hakkama, see on ebameeldiv, aga ma saan hakkama. Või siis õpetaja pani mind 3. ritta, ma olen nii halb, ma lähen minema. Või siis, aga ma uurin, milles ma saaksin areneda või ma saan rohkem näidata õpetajale, et ma keskendun ja ma olen fokusseeritud ja ma olen igati nagu tragi ja tubli ja usu mind, et ta kindlasti märkab seda. Kõik tantsuõpetajad on huvitatud selles, et meie õpilased kasvaksid ja areneksid ja oleksid paremad kui meie. See on sinu valik, mida sa see moment otsustad mõelda. Sinu mõtteviis on ka see, mis toetab sinu vaimset tervist. On hästi oluline hoida tasakaalus. See enda pingutusi, enda puhkeaega. Ehk kui sa oled liiga palju kaasatud mingisse tegevusse, mis on väga äge, mis on väga oluline sinu jaoks, olgu see tants või midagi veel, siis sa oled tervenisti seal sees, sinu keha liigub saalis, sinu emotsioon on ka selle juures, sest see on tähtis sinule. Kuid sa pead ise meeles pidama ka õppima seda tegema. Et taastumine on alus sellele, et sa oleksid jätkusuutlik. Meie energia on sama piiratud ressurss nagu aeg. Meil ei ole seda lõputult. Seega annad maksimumi saalis või tantsulaval ja sellele järgneb hea kosutav puhkus ja taastumine, uni, hea toit ja rahunemine selleks, et uuesti ennast laadida ja jätkata veel võimekamalt edasi. Ja see on väga hea meeldetuletus tantsuõpetajatele ka.